Hei, Siim siin, täna järjestame erinevalt siis kirjutatud arve. On erinevalt kirjutatud, on protsendi kujul kirjutatud, kümnendmurru kujul, segaarvu kujul ja siis lihtsalt ka hariliku murru kujul. Nii. Ehk siis me peame kuidagi nad kõik panema niimoodi, et meil oleks kõige väiksem oleks siin ja kõige suurem arv oleks siin paremal pool. Ehk siis nad lähevad nüüd järjest suuremaks. Ja kuidas seda nüüd teha? Siin nüüd mooduseid on mitmeid, et sa võid kasutada siin erinevaid. Näiteks sa võid kasutada, sa kirjutad nad kõik protsendi kujul välja, et sa saad nüüd võrrelda. Või sa kirjutad nad kõik hariliku murru kujul välja, hariliku murrud. Või sa kirjutad nad välja kõik kümnendmurru kujul, kümnendmurrud, lühendid. Sest sisuliselt sa saad praegu võrrelda, mis siin protsendid on, siin segaarvud ja kümnendmurrud, neid sa saad võrrelda, sa tead, missugused nendest suuremad on. Aga keeruliseks läheb asi siis, kui sa pead võrdlema näiteks, kas 1/768 on suurem või väiksem 108,1%. Et minul intuitsiooni selle kohta ei ole, et kumb nendest nüüd konkreetselt suurem peaks olema. Vot. Ja selliste asjade lahendamiseks peakski panema asju kirja. Et proovime nad teha siis kõik võtame näiteks protsendi. Võtame kümnendmurru on tõenäoliselt kõige lihtsam nendest. Et see on muidugi, ei pea mingit nii suurt teisendamisi tegema. Võt. Aga igal juhul võtame kõigepealt selle. Nii. Teeme 37,5 kümnendmurruks. Protsenti teeme kümnendmurruks. No sa tead, et kümnendmurru tegemise puhul siis me tõstsime komalised 2 kohta vasakule, kuna see oli 100 kohta, ehk siis see oli 100-ga jagamine. Ehk siis meil oleks siin 0,375. No see läks päris kiiresti. Nüüd on 108%. 108,1%. No, see süsteem sama ikkagi. Me tõstame 2 korda koma siia kohta siia poole, see on 101,081. Nüüd tead, meil täpsus on enam-vähem olnud niimoodi, et tuhandiku kohtadele me peaksime arvutama. Nüüd järgmine on 5,2, seda me ei pea midagi tegema, sest see ongi juba kümnendmurd. Võtame järgmise, võtame selle tüübi siin. Nüüd selle tüübiga on niimoodi, et me peame lihtsalt, kuna see on kümnendmurd, 93, siis me saame seda, kuna see on lihtsalt kümnendmurd, mitte kümnendmurd, harilik murd. Ja hariliku murru puhul me teame, et selle kümnendmurruks tegemiseks, kuna kümnendmurru joon on lihtsalt jagamismärk, siis me saame selle kirjutada üles jagamisena ja teha pisut kirjalikku jagamist. Nii, no teeme siis pisut jagamist. Et 13 sisse 93 ei mahu, ehk siis on 0 ja koma kohta jõudis ka kohale. Ehk siis ma kirjutan siia ära ka 0. Nii, siis jääb alla 13, 0. 30 sisse läheb ta täpselt 1 kord. See on siis 93. 130 lahutame 9, 13 jagume ja lahutame ära 9, see on 4 ja 40 lahutame 3, see on 37. Nii, 37. 37 sisse ei lähe, et see 1 oli õige, paneme ühe 0 juurde 370 sisse. Ma tean, et 93 on peaaegu nagu 100. Ma eeldan, et 3 korda läheb ta ikka. Kirjutan 3. Kaarda eksida. 3 korda 3 on 9, 3 korda 9 on 27. Nii, ja tegeleme lahutamisega. Nii, peame sajalise. Üks sajaline on mul siin kõrgemal. Ja 100 miinus 9, see on 91. Nii, 91 oli 3 korda ja me ei pannud mööda. Nii, ja kuna see ikka veel ei lähe, siis me võtame ühe 0 veel juurde. See on 91. Oletame, et see läheb 10 korda, see ei lähe, kuna 93 korda 10 on 930, ehk siis 9 oleks üsna mõistlik. Nii, 9. Ja kui me nüüd korrutama hakkame, siis see on 27. 7,2 läheb edasi, ma jätan oma pea sisse selle kinni. 8.
2 läks edasi, siis ma pean selle 3-ks tegema, 3 mitte 2. Nii, ja kui ma need nüüd omavahel lahutame, siis 900 miinus 800 on 110 miinus 37, siis võtame 11-st 73. Niisiis 73, aga sisust me peaksime nagu edasi minema, et me ei ole veel saanud lõplikku arvu kätte, aga kuna siin täpsusklassi, nagu sa oled näinud, et siin mul on 3 kohta peale koma ja me oleme saanud juba 3 kohta peale koma, et tõenäoliselt need muud arvud, nendel pole enam nii suurt tähtsust, et niikuinii need 3 arvu on kõige olulisemad, kõige suuremad, ehk siis me võime öelda, et see arv on enam-vähem 0,139. Ilma siis ümardamata. Ehk siis me oleme selle ära teinud. Võtame ka selle viimase siis. Ehk siis 1 tähendab, et see on 100%. Ehk siis me tean, et see on 100%, vaid 1 tähendab siis ühtegi sisuliselt, see on 1 koma midagi. Ja nüüd teeme selle sama asja läbi selle murruosaga, ehk siis me peame 7, me peame selle kõrgemale tegema, muidu ma haarasin. 7 jagama 68-ga. Kui me seda 68-ga jagame, siis no ilmselgelt ei mahu ühtegi korda siia peale 0. Ja kui on koma koht, siis ma tean, et ma võin siia kirjutada 70. 70-st läheb 1 kord 1, 68. See on 20, sellest ei lähe, paneme 0 siia ja tõmbame veel ühe 0 alla, see on 200 sisse. Peaks 3 korda minema, sest 60 korda 3 on 180. Siis ta täpselt ei lähe siin, sest 8 on 24 juurde. Ehk siis ta peaks 2 olema. 68 korda 2 on 136. Nii, ja kui me need lahutame, siis see juurde 64. Ja sama lugu siin, et me võiksime need edasi arutada, kuna see ei lõppe veel, on 64, aga meil otseselt ei ole vaja, et me pidime neid võrdlema, meie eesmärk oli neid võrrelda. Ehk siis ma kirjutan siia siis 1,102 ja jälle läks siis edasi, mis siis on enam-vähem 1, see on lähedalt 1,102. Nii. Ja kui me nüüd hakkame neid võrdlema, me oleme saanud kätte selle, põhimõtteliselt kõik arvud oleme kätte saanud. Ehk siis me võiksime panna need järjekorda, võtame kõigepealt. Mis kõige väiksem nendest on? Nii, 0,3, 0,1, 1,1 ja 5,2. Ehk siis punane arv on kõige väiksem. Ehk siis kõige väiksem on, pane siia, 13, 93. Võtame järgmise. Järgmine, vaata, mis meil on, see on vaadatud. 1 koma ei sobi, sest siin on 0 koma. Siis võtame järgmisena, on siis, see oli meil 37,5%. Ehk siis selle oleme ära kasutanud. Siis me oleme ära kasutanud veel. Siin oli esimene roosakas. Nii, eks me oleme selle ära kasutanud. Vaatame edasi. Me peame võrdlema neid rohelist ja sinist tõenäoliselt, sest 5,2 on kõige suurem, pane selle siia 5,2 juba ära, 5,2 on kõige suurem. Ja edasi on meil 1,1, 1,0, ehk siis on roheline. Ehk siis 108,1% ja meil üle jäi siin sinine, ehk siis see on 1,768. Olemegi pannud, tõmbame natuke eraldusjooned, ehk siis me olemegi järjekorda pannud kõige väiksemast kõige suuremaks antud arvud.
ja seda me tegime siis ainult selle abil, et me viisime nad kõik 10 murrukujule. Ma tuletan veel kord meelde, et sa võisid seda teha mingile muule murrukujule, kas hariliku murrukujule või siis ka protsendikujule, kuidas sul endal mugavam on. Ma kindlasti ei soovita sulle hariliku murruna teha, sest see on väga palju tehteid, 10 murruna tõenäoliselt kõige väiksem, protsendina on pisut rohkem kui 10 murruna. Aga see on juba selline maitse asi ja kuidas sa ise kiiremini oskad teha. Selleks korraks kõik, ole tubli!